Kogudus, meenutan teile täna kuuldud lõiku Pauluse kirjast Filipplastele. Mõtelge iseenesest seda sama, mida Kristuses Jeesuses, kes olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks, ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi risti surmani. See kõlab meile kuidagi väga teistmoodi, võrreldes sellega, mida me siinses maailmas tavapäraselt kogeme ja näeme. Keegi loobub iseendast, oma minast, võtab vastu selle, mida vabatahtlikult inimene vastu ei võtaks. Läheb noore inimesena vastu surmale, häbistavale surmale ja saab osa mittemõistmisest ja põlgusest, mis kõige sellega kaasneb. Eks ole, pigem oleme harjunud nägema ja küllap enestegi juures taotlust eneseteostuseks, saada suuremaks, saada rohkem, olla rohkem. Igatseme tunnustust ja austust, pääseda troonile, olla võimul. See on üks ürgne vastuolu, mida pühakirja tekstidest leiame. Päris algusest võtame piibli lahti, siis näeme seal, kuidas kõneldakse lugu esimesest inimesest Aadamast. See tähendab seda, et keegi konkreetne üksik inimene oli, vaid see Aadam esindab just nimelt inimkonda ja selliselt igat inimest. Ja selle esimese inimese taotlus oli saada Jumalaga võrdseks, saada selliseks nagu Jumal. Ja sealt tuli langemine, sealt tuli kaotus. Igatsus saavutada tõi kaasa ilmajäämise. Olla nagu Jumal tähendas olla maha paisatud, saada surelikuks, poolikuks ja puudulikuks inimeseks siin selles maailmas. Kristuse lunastussündmuse tähendus seisneb just sellest, et tema näitab teist teed. Vastupidiselt Aadamale ei taha olla mitte nagu Jumal, vaid loobuda püüdlusest olla nagu Jumal. Ta loobub võimalusest olla nagu Jumal. Ta ei taotle seda. Ta ei taotle midagi seda, mida inimene tavapäraselt ja selle läbi saavutab ta murrangu sellest inimese keerulisest olukorrast, kus ta siin selles maailmas on kui põgenik, keegi, kes otsib midagi enamat siia maailmaga või oma ellu, aga ikka ei leia seda, sest tema eluvalikud ja sammud lähevad teises suunas. Kristus käis iseendast loobumise teed selleks, et me võiksime leida ennast tõeliselt. Martin Lutheri sõnadega öeldes, see on vanast Aadamast loobumise teekond, et meie võiksime leida uue Aadama, Kristuse. Seda protsessi, Kristuse enese andmise, enesest loobumise protsessi nimetatakse ka kreeka keeles sõnaga kenosis, mis tähendabki tühjendamist. Enese tühjendamine selleks, et saada uuesti täidetud tõelisega Jumalaga.
Nagu Paulus ütleb, nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. See on paradoks. Kristus loobub kõigest ja saavutab kõik. Loobudes endast, leiad enda. Üks kristlik autor Derek Webster on kirjutanud mõtiskluse kõrbeisade, munkade Appa Nikolause ja Johannes Koolobuse mõtete põhjal. Ja ta on pealkirjastanud selle omada mitte midagi. Mõtle, mu laps, kas sa mitte liiga kärsitult ei tõtta Jumala poole? Kuula seda laulu, mida Issand laulab sinu elu kaudu. Mõtle, on aeg, mil taevad katavad maa kastega ja aeg, mil päike kuumendab liiva. On aeg, mil lapsed mängivad oma värviliste leludega ja aeg, mil nad puhkavad oma voodikestes. On aeg, mil elu õitseb ja noorus on kõikjal ja aeg, mil valged juuksed sulgevad elu ukse. Mõtle veel kord, mu laps, kas sa ei roni ehk liiga kõrgele selleks, et leida Jumalat? Meenuta, et üksiklane ei otsi Jumala häält, vaid kuuleb seda jääb raksumises, puude kohinas ja ligimese naerus. Ta ei otsi Jumala ande, vaid leiab need pehmes leivas, koidiku pimeduses ja ligimese armastuses. Ta ei otsi nägemusi Jumalalt, vaid märkab tema jälgi mesilase tiivalöögis, kalasultsatuses ja ligimese südames. Mõtle veel kord, mu laps, kas sa ehk liiga palju ei küsi Jumalalt? Tea seda, et kui tema tänu sinule surub su maad ligi, leiad sa tõusmise. Kui tema palve vastuseks on vaikus, kuuled sa tõeliselt tema häält. Kui tema õnnistus on kannatus, koged sa sügavat rahu. Nõnda on pimeduse südameks uus valgus, meeleheite südameks värske lootus, surma südameks igavene elu. Ainult need, kellel pole midagi, suudavad vastu võtta kõike. Nõnda on täna algav suure nädala teekond, vaikse nädala teekond, selline, kus me ei küsi mitte, mida ma selle kaudu saavutan, vaid mida ma selle läbi kaotan. Mitte, mida Kristuse järgimine mulle annab, vaid mida ma selle kaudu endast ära annan. See on loobumise tee, et me võiksime kõik koos Kristusega ära anda Jumalale ja võtta vastu tema kaudu kõik. Aamen.